Tere õhtust, televaatajad! Nii nagu ükski telesaade sel aastal ei saanud hakkama ilma glamuuri ja tantsuta, ei saa tantsuta läbi ka lõppeva aasta tähtsamaid sündmusi kokkuvõttev uudistesaade. Kaamera ees on Rohke Debelak, kaamera taga Juhe. Aitäh! Loodame, et Allik on nüüd rahul. Tänane saade on aasta viimasel õhtule kohaselt täis meeldivaid üllatusi ja kingitusi. Õla on alla pannud Siseministeerium, kellega koostöös käivitame nüüd läbi saate kestva elamisloa loterii. Eesti kui külalislahkeima maa kuvand vajab järjekindlat kinnitamist ja saate jooksul loosime välja 5 elamisluba. Ning alustamegi esimese loosimisega ja esimene tänane õnnelik elamisloa ostuloa saaja on Gennadi Poroškov Permist. Õnnitleme võitjat ja Stelmach võtab teiega raudselt ühendust. Nüüd aga uudiste juurde. Täna viidi kõrgendatud valmisolekusse päästeteenistused ja politsei. Varahommikul teatas Kolga Jaanis elav meeskodanik, et varsti saab ta valmis tuumapommi ja peagi esitab ka omad nõudmised. Korteri sisse piiranud politsei alustas läbirääkimisi. Mees andis alla 2 tunni pärast, kui talle oli selgitatud, et rikastatud uriini baasil pole massihävitusrelva loomine võimalik. Maja elanike sõnul oli lõhna järgi otsustades mees pommi ehitamiseks toorainet kogunud enam kui 2 aastat. Erakorraline uudis tuli. Aitäh! Tõesti siia vahele siis erakorraline teadaanne Tallinna linnavalitsuselt. Mõned minutit tagasi kukkus jälle ümber Tallinna Raekoja platsi jõulukuusk. Vahejuhtumis keegi kannatada ei saanud ja sündmuskohal hoiab silma peal munitsipaalpolitsei. Teel on ka brigaad, kes kuuse esialgse asendi taastab. Aga jätkame. Valitsuses oli eile õpetajate palgatõusu teemaline nõupidamine ning kõiki poolt ja vastu argumente arvesse võttes otsustati palgatõusu ettepanek tagasi lükata. Peamine põhjus peitub valitsuse sõnul pedagoogides enestes. Kui õpetajad oleksid teinud oma tööd nõuete kohaselt ja omal ajal õpetanud praegu valitsuses töötavaid inimesi nii nagu peab, siis peaksid valitsuse liikmed praegu õpetajate palgatõusu elementaarseks. Nii see aga ei ole. Kuni olukord ei parane, pole valitsuse sõnul õpetajatel palgatõusu loota. Aitäh ja äsja on meieni jõudnud siiski uudis, et valitsus on otsustanud oma meelt muuta. Nimelt valitsuse määrusega tunnistatakse õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Sellise otsuse taga on lisaks mitmetele muudele teguritele ka suurenev avalik surve. Pedagoogide töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast ja kuna see töö on hindamatu, siis pole seda võimalik rahaks ümber arvestada ja seetõttu palga maksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel õpetajatele avaldama siirast tänu. Ja tuletame vaatajatele meelde, et läbi saate kestab meil koostöös Siseministeeriumiga elamisloa loterii, mille käigus loosime välja 5 elamisloa ostuluba. Ja ongi käes hetke loosida järgmine õnnelik elamisloa omanik ning selleks on Jomolotin Saspek Riazanist. Palju õnne uuele elamisloa ostuloa võitjale ja Stelmach võtab raudselt teiega peatselt ühendust. Järgmine loosimine juba mõne hetke pärast. Rahandusminister Jürgen Ligi esinedes Riigikogus 2012. aasta eelarvet kaitstes ütles, et eelarve on konservatiivne ja moodustab ligikaudu 2007. aasta eelarve mahu. Ligi lähedalt 2% ületavad riigikulud riigi tulusid. Minister Ligi kordas, et ligimeeste pension tõuseb 4,4%. Ligitalt vaadates peab eelarve vastu ka Ligi juhitava Rahandusministeeriumi negatiivsele stsenaariumile. Samas kinnitab Ligi parteikaaslane Ansip, et eelarve arvestab ka Eestisse Ligi tõmbavate välisinvesteeringutega. Samas tuleb võtta täna siiski Ligi vihmavarjud, sest taevas on pilviseks kiskunud, teatab valitsus. Linnavalitsuselt tuli veel üks teade. Suur tänu ja erakorraline teade siis linnavalitsuselt. Raekoja platsi kuusk on taas püsti saadud. Puu parema kinnitamise huvides tuli seda 4 meetri võrra lühemaks võtta. Linnavalitsus vabandab ja soovib kõigile head vana aasta õhtut. Aga uudistega jätkame.
Eestis on euro käibel olnud juba 1 aasta ja Tarbijakaitseamet on kontrollinud arvukaid tarbijate tähelepanekuid, mis räägivad selgelt eurost tingitud hinnatõusust, kuigi paljud kaupmehed on enam kui pool aastat tagasi ühinenud ausa hinnastamise kokkuleppega. Siiski annab Tarbijakaitseamet teada, et pikem kontrollimine näitas, et euro ei ole tõepoolest mitte üheski kaupluses ega teenindusettevõttes hindu tõstnud. Kõikidel juhtudel oli hinnatõusu põhjuseks saamahimu, mitte euro ja seega ei saa ettevõtteid milleski süüdistada. Linnavalitsuselt tuli veel üks teade. Kospadi. Nii ja teade linnavalitsuselt mõned minutid tagasi püsti saadud Raekoja platsi kuusk on taas kord pikali kukkunud. Tegemist on õnneliku õnnetusega ja viga keegi ei ole saanud. Brigaad tegeleb kuuse püstitamisega. Sotsiaalministeeriumi värske uuring näitab, et tegelikult on inimeste eluolu oluliselt parem, kui seda näitavad inimeste hinnangud. Eestis on arvukalt inimesi, kes väidavad, et nad ei ela oma sissetulekutega ära. Uuring näitas, et suur hulk neist on seda väitnud kuust kuusse, mõni ka aastast aastasse, midagi aga ei ole juhtunud ja inimesed on ikka elus. See paneb ministeeriumi käsi laiutama, sest adekvaatne info puudub. Seni, kuni inimene pole tegudega tõestanud, et ta tõepoolest ei elagi ära, ei saa ka riik kuidagi aidata. Ministeeriumil on valmimas ka abiprogramm neile inimestele, kes saavad kohe, kui elamine lõppes, pöörduda Sotsiaalametisse ja küsida toetust, mis tagaks äraelamise. Linnavalitsuselt on veel üks erakorraline uudis. Suur tänu teile. Ja see kõlab nii. Vahepeal tulnud teade, et ümber kukkunud kuusk on Tallinna linnavalitsuse sõnud siiski püsti saadud ja kuuse parema püsimise huvides on seda 4 meetrit lühemaks tehtud. Suuremad või väiksemaid võlgnevusi omavad erakonnad arutasid eilsel ühisel nõupidamisel võlgade tasumise võimalusi ja tegelikult ka kuvandit, mida võlgu olemine ühele erakonnale kaasa toob. Võlgu olevad erakonnad on ühisavalduses seda meelt, et võlgu elamine parteide puhul ohtu ei kujuta ja valijate silmis populaarsuse kadu kaasa ei too. Võlgades siplemine hoopis lähendab erakonda valijale, sest võlgadega on hädas suurem osa elanikkonnast ja võlgu olev partei oskab tavalise ja lihtsa inimesega ühes taktis mõelda ja maailma tunnetada. Ja saates on meil nüüd käes ka erakordne ja järjekordne põnev moment. Elamisloa loterii täies hoos. Ja nüüd loosime juba 3. elamisloa ostuloa omaniku, kelleks on nii Matvei Sorokopjos Moskvast. Palju õnne. Elamisloa ostuluba on teie ja Stelmach Raudselt võtab teiega õige pea ühendust. Ja ehitusturu intensiivistumisest. Järgmise aasta suurimaks investeeringuks on kummitempli rajamine Toompeale. Tellijaks on kummitempli rüütlite ordu, mis tänu aastakümnete pikkusele tegevusetusele on kasvanud kõige mõjuvõimetumaks organisatsiooniks Ida-Euroopas. Kummitempel tuleb 26 sentimeetrit kõrge, on samas väga avar, sest mõeldud peamiselt selgrootutele. Erakondade rahastamise infokeskus aga annab teada, et elanikkonna kartusel, nagu telliks erakonna salajased rahastajad ka kogu poliitika ja otsused ei ole tõepõhja all. Raha maksmine ja vastuteenete osutamine ei ole üksteisega kuidagi seotud, märgitakse infokeskuse värskes uurimuses. Ka rahvas maksab poliitikutel iga päev oma maksudest palka ja ei ole siiani vastu saanud ühtegi teenet ega muud kasu. Seega võivad inimesed olla rahulikud, raha poliitikuid ei mõjuta ja neid tegutsema ei pane. Teade jälle linnavalitsuselt. Ja suur tänu ja loeme ette.